Eesti videomäng Disco Elysium kandideerib 4 väga tähtsale auhinnale. Kas Toyotaga saab jällegi videomängudes kihutada ning $1700 eest virtuaalne relv? Mina olen Ago Ahas ja need on mänguminutid. Me kõik teame, et filmidel on omaenda auhinnagala, Oscarid. Aga videomängudel tükk aega polnud mitte midagi, kuni aasta 2014, mil algas The Game Awards. Eesti videomäng Disco Elysium kandideerib koguni 4 erinevas kategoorias. Parim debüüt, parim indie-mäng, parim narratiiv ning parim rollimäng. Aasta parimale mängule kandideerivad ka teiste seas Control, Death Stranding ning Resident Evil 2. The Game Awardsi võitjad selguvad 12. detsembril ning seda on võimalik jälgida otseülekande vahendusel. Seal on kindlasti megalahe show ning loodetavasti näidatakse meile uusi videomänge. Lisaks eelnevale saame rääkida ka teisest Eesti videomängust. Nimelt 22. novembril sai varajase ligipääsu Steamis Pärnu mängustuudio GameCami esimene mäng Overstep. Tegemist on 3 versus 3 mänguga, kus ideed võeti 2 väga erinevast kohast, nimelt Tony Hawk ning Unreal Tournament, ja siis need pandi kokku ja tehti mäng. Varajases ligipääsus saame aga nautida 1 levelit ning 1 robotit, mida saame oma äranägemise järgi veidi muuta. Overstep on saadaval tasuta Steamis absoluutselt kõigile. Me kõik teame, et CSGO on e-spordimäng, aga lisaks sellele on ta auhinnakastide mäng. Me kõik teame neid kollaseid kaste ja neid saad avada kasutades päris raha. Saad selle võtme ja teed lahti ning sealt tuleb välja su relvale üks skin. Kui see sulle ei meeldi, saad alati turul maha müüa. Värskeme uuendusega on aga nendest kastidest võimalik saada 4 erinevat uut skinni ja need maksavad haigelt palju. Kõige kallim on AK-47 skin, mis on $1730. Ning lisaks sellele on veel 3 AVP skinni, mis on $1035, $1350 ja $670. Kui need kõik kokku panna, sa saad sissemaksu autole. Miks need nii palju maksavad? Sest sa tegelikult ei oma midagi, need on lihtsalt mingisugused pikslid arvutiekraanil. Kui CSGO auhinnakastide loterii pole sinu teema, saad videomängude suurvõistlustele alati panustada. Betsafe annab uuele kasutajale 4 kuu jooksul €100 eest tasuta panuseid. Aga kui sa oled juba kasutaja ja mänguminutite sõber, siis saad igal nädalal e-spordile €5 eest riskivaba panuseid. Rohkem infot betsafe.ee. 2017. aastast alates pole Toyota autod olnud videomängudes. Välja arvatud siis Gran Turismo ja WRC 8 ilmselgelt. Twitteris andsid nad teada, et illegaalset võidusõitu nemad ei toeta. Mis tähendab seda, et mängud, kus seda teha saab, neid ei ole. See on viinud olukorrani, kus Need for Speed Heati kaanel ei olnud mitte Toyota sportauto, vaid üks lihtne Volvo. Õnneks on Toyota oma veast aru saanud. 12. detsembril, kui tuleb uus Forza Horizon 4 uuendus, tuleb sellega kaasa Toyota 98. aasta Supra RZ ja see klassikaline Supra. Loodame, et Toyota lisab ka oma autod uutesse kihutamismängudesse. Mina olen Ago Ahas ja need olid mänguminutid. Kohtume järgmises saates.